Mina Erki Maakivist jälle, oleme Helme linnuses ja täna on meiega siin ka arheoloog Villu Kadakas ja kellega me just tegelikult hetk tagasi tegime ühe uue avastuse. Me oleme siis Kagutornis ja Kagutorni varemete juures ja siis siin tegelikult, kui me siit korra kükitame, siis me näeme, et siin on üks avavus ja siis siin on näha ka silluse kivid, ehk siis tegelikult avamõõtmed on siit võimalik kätte saada ja võib-olla ka Villu kommenteerib korra seda. No eks see on jah üks põhimõtteliselt akna avajäänus. Üks külg on peaaegu et alles. Tegelikult tema need kivid, mis nähtavad olid, selline tellistest piit, see on ära kukkunud, et ja säilinud on ainult sihuke müüri sisse käiv osa ja siis on säilinud ka üks võlvitellis, et siin on peal käinud selline segmentkaarne võlv sellel aknal. Ega ma selle kohta rohkem öelda oskagi, et eks ta on tüüpiline keskaegse linnuse selline väike aken, mida siis ühtlasi sai kasutada ka laskmiseks. Nii, üks peamiseid põhjuseid, miks Villu täna sai siia kutsutud, on siis müüri sisenurk, mis on natukene siis selline sisevormistus nagu müüri nurgast seespool, jah, taanduv. Ja siin minul jäi natukene mõtetest ja mõistusest puudu ja Villul tekkis kohe üks väga hea mõte, mis see võiks olla. Ehk siis räägid vähemalt. Tegelikult ma usun, et sa taipasid ikka ise ka, et tegemist võiks olla mingisuguse korstnalööriga. Et mis küttekolle täpselt selle alla käis või kuna tegu on torniga, millel on väga mitu korrust, siis neid koldeid võis olla päris mitu, eks ole, igal korrusel üks. Tüüpiline sellise keskaegse ruumi puhul võiks olla kamin, nurgakamin, löör jookseb ruumi nurgas. Aga ega me ei tea, mis ruumid siin allpool täpselt olid, et kui siin olid eluruumid, siis ei ole võimatu, et ka kerisüpokaustahi võiks kuskil siin all olla. Aga sellel kõrgusel, ma ei tea, mitmendal korrusel me oleme. Ma just mõtlesin selle korruste poole pealt, et kui me vaatame seda altnurka, siis mis see tüüpiline korruse kõrgus olla võis? Sest et siin on ka ju akna avavus on näha, mis on vastas. Jah, siis ma arvan, et praegu me võime olla isegi kolmandal korrusel, 3. ja 4. korruse vahel. Talalaega korrused tundub, jah, nii kõrgel tõenäoliselt on kamin, nurgakamin, millega iga korrus tõenäoliselt siis köeti oma kaminaga. Tänase pärastlõuna saame siis koos Villu Kadaka kokku võtta selliselt. Torn andis meile omajagu vastuseid, aga jättis õhku ka päris palju küsimusi. Kõige suurem küsimus, mis õhku jääb tänasest päevast, on, kas torni ehitusega on olnud väga kiire, sest et ei ole näha horisontaalridasid, mis võiksid olla nii-öelda loogilised ehitusetapidele. Ja vastuse saime täna siis ka ühele küsimusele, kus kohas võis asuda selle torni küttekeha ja tõenäoliselt on jälle tegemist ühe hüpokaustahjuga. Ja tegelikult Villu jääb täna veel natukene siia asju mõõdistama, tuleb 3D mudelid mõnedest säilinud akna või siis avade fragmentidest. Ja selle kohta siis tegelikult Villu paneb väikse kirjatööga kokku, ehk seda infot on oodata peale tööde lõppu, et mis siis tegelikult ehitusarheoloog oma silmaga siin täna nägi.